Tere, armas teeline! On jälle meeldiv õigust alustada uut mõtisklust. Ja tänase mõtiskluse olen pealkirjastanud järgnevalt. Millest näeme, et lõpp on lähedal? Loen teksti 1. Korintuse 10. peatükist ja seal Paulus ütleb oma lugejatele järgnevalt. See sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kellele maailma lõpuajad on vastu jõudnud, sellepärast, kes enese arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks. Piiblis on rikkalikult jutustus inimestest, kelle elukäik osutab tulevastele sündmustele ja kes aitavad meil mõista käesolevat tõde. Tegelikult kuulutab nii mõnigi neist jutustustest väga üksikasjalikult ette lõpuaja sündmusi ning loob avarama aluse Danieli ja ilmutuse raamatu prohvetikuulutuste selgeks mõistmiseks. Tallamata jalge alla inimese südametunnistuse vabadust suudab Jumal suurepäraselt juhtida lõpuajal toimuvaid sündmusi, mida ta prohvetitele avaldas. Osa olulisi lugusid on ilmsed, kuna Uus Testament viitab neile just nimelt viimaste päevade sündmustest rääkides. Näiteks olgu Soodoma ja Gomorra ja ka ülemaailmne veeuputus. Teised nõuavad analüüsimist ja uurimist, et kaevata neist välja tõed, mis Jumala sõnas on peidus. Kavatsengi heita pilku erinevatele lugudele Piiblis, et näha, mida võib neist leida selliste sündmuste kohta nagu Kristuse teine tulek, uurimiskohus, lõpuaja kitsikus ja muud sarnased. Ning kõige keskmes leiame tegelikult Kristuse, sest tema on meie kõikide prohvetlike püüdluste alus ja lõppeesmärk. Ilmutuse raamat räägib inimeste ahastusest, kes mõistavad, et nad ongi kadunud, kui Jeesus tuleb. Aga miks nad on kadunud? Mida saaksime meie täna ette võtta, et mitte osutuda osaks sellisest grupist inimestest? Loen ilmutamise 6. peatükist. Ja ilmama kuningad ja suured isandad ja sõjapealikud ja rikkad ja võimumehed ja kõik orjad ja kõik vabad pugesid varjule koobastesse ja mägede kaljudesse ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja varjake meid selle palge eest, kes aukirjal istub ja talle viha eest, sest on tulnud tema suur vihapäev ja kes võib püsida. Ilmutamise raamatu 6. pitser toob meid otsemaid Kristuse teise tuleku sündmuste keerisesse. Vahepalaks olgu öeldud, et ilmutamise raamatu 7. peatükk annab meile vastuse küsimusele, kes võib püsida. Ja sealt leiame ka vastuse. Need, kes on pitseeritud. Mida me teame siis neist, kes osutuvad kadunuiks? Ja siit mõningad tähelepanekud. Esiteks, neil on teadmised Kristusest, sest evangeeliumi sõnum on ulatunud nendeni. Loeme Mattuse 24. peatükist. Jeesuse sõnad ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile ja siis tuleb ots. Teiseks, neil on arusaamine prohveti kuulutustest. Nad hüüavad, on tulnud tema suur vihapäev ja kes võib püsida. Nad teavad, et see on lõpuaeg ja kes võib püsida. Kolmandaks, neil on teadmised sellest, mida on vaja, et vastu pidada. Nad küsivad, kes võib püsida. Nad on teadlikud ka sellest, et nende oma õigus ei ole selleks küllaldane. Neljandaks, neil on teadmised, kuid nad pole kunagi tundnud Kristust. Mattuse 25. peatükis Jeesus iseloomustas seda järgnevalt. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Siin on meenutus arukatest ja rumalatest neitsitest ajal, mil Kristus ehk siis peigmees tuleb. Need on Kristuse sõnad, ma ei tunne teid. Seega neil puudub kogemus Kristusega. See ongi oluline, kas olen isiklikult Kristusega kohtunud. Viiendaks, neil olid teadmised Kristusest, kuid nad pole kunagi lubanud asjaoludel jõuda punkti, kus evangeelium neid muudaks, nii et nad muutuksid ligimeste armastavateks inimesteks. Taas Mattuse 25. peatükk annab meile teada, siis ta ütleb ka neile, kes on vasakul käel.
minge ära minu juurest, te neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele, sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei jootnud mind. Ma olin võõras ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vang ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need temale, issand, millal me nägime sind näljas või jänus või võõrana või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud. Siis ta vastab neile nõnda. Tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes ei ole teinud ühele nende vähemate seast, seda te ei ole minulegi teinud, ütleb Jeesus. Jeesuse teenistusest lähtudes kirjeldusest Luuka 4. peatükis saame öelda järgnevat. Ta tõstis üles selle, kes oli maha murtud. Ta vabastas rõhutud, ta teenis neid, kes olid murtud ja lõpuks vabastas vangid. Mis siis eelpool öeldud taustal oleks meie teenistus? Armasta ligimest, kaasinimest, nagu tegi seda Jeesus ja teeni ligimest, nagu tegi seda Jeesus. See ongi määrava tähtsusega, kas armastame oma ligimest. Ja 6. Neil olid teadmised, kuid mitte kunagi ei otsustanud nad astuda kuulekuse teele. Mattuse 7. peatükk ütleb, mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, kinnitab Jeesus. Ja neile öeldakse, et nad peavad Jeesusest lahkuma, sest nad armastasid ja praktiseerisid hoopis ülekohut. 1. Thessaloniki 4. peatükk kinnitab, sest see on Jumala tahtmine, teie pühitsus. Oluline on meie valmidus olla kuulekas. Iseenesest pole meie ju täiuslikud, kuid meie eesõigus on alluda Jeesusele. Me saame öelda tema sõnadele, jah, mina soovin seda järgida. Mida saame öelda kadunutest? Teadmised iseenesest ei too meile päästet, kui me ei harjuta usku. Teadmised armastuseta, teadmised kuulekuseta ja teadmised elumuutuseta. Aga kuidas siis toimub meie päästmine? Palu pattude andestust. Seda kõigepealt. 1. Johannes 1. peatükis kinnitatakse meile, et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta annab meile meie patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Seega siis usu Jeesusesse ja usu tema sõna. Usu, et Jumal on nõnda armastanud maailma, et andis oma ainusündinud poja, et ükski, kes usub, ei hukkuks, vaid temal oleks igavene elu. Usu, et Jeesuse veri puhastab sind kõigest patust. Usu, et Jumal on tõesti äratanud Jeesuse surnuist ja seetõttu oled sinagi päästetud. Usu issandasse Jeesusesse ja sa saadki päästetud. Järgnev vali käia kuulekuse teel. See on päästmise tulemus. Otsusta alistuda. Ütle Jeesusele jah. Otsusta täna, keda sina teenid. Vali hoida oma pilk Jeesusel. Vali lubada tal luua sind uueks looduks. Vali riietuda issanda Jeesuse Kristusega ja ära hoolitse pelgalt ainult oma liha eest. Vali lasta oma vana loomus koos Jeesuse Kristi lüüa. Vali, et sa käid uues elus. Vali liha risti löömine koos selle kirgede ja ihadega. Vali elada ja käia vaimus. Vali teiste suhtes lahkuse ja andestuse näitamine. Vali rõivastumine Jumala sõjavarustusega, et sa suudaksid vastu pidada viimsel päeval, ütleb pühakiri. See on kogu täisring. Kas sina tahad seista ja püsida? Seisa teadmises, et sulle on andeks antud. Seisa püsi teadmises, et sa usud Kristusesse ja kuulud temale. Püsi teadmises, et oled valinud päevast päeva temaga kuulekuses käia. Ja nüüd siis esimene näide pühakirjast ja see näide on vaieldamatult Noast.
Veeuputus on väga tihedalt seotud Kristuse teise tulekuga. Esimene oli toimunud sündmus ja teine on prohvetlik sündmus ehk tulev sündmus. Veeuputus oli ülemaailmne häving patu tõttu, mille õelad hukkusid ja õigemeelne jääk päästeti usu läbi. Veeuputus on reaalne sündmus. Pole vahet, mida sa fossiilide kohta usud ja kust need pärit on. Meil on ülestähendused miljonite surnute olendite mattumisest kivimikihtidesse üle kogu maakera veeuputuse tagajärjel. Kui sa ei aktsepteeri veeuputust, siis aktsepteerid evolutsioonimudelit. Surm enne pattu ja päästet polegi olemas. Veeuputuse tagasilükkamisega me lükkame tagasi ka reaalsuse, millele prohvetlik sündmus osutab Kristuse teise tulemise ja patu lõpetamisele. Veeuputusega seonduv ajendab sageli küsima, kuidas on veeuputus ajendatud armastusest? Kuidas sai armastav Jumal sellist asja teostada? Piibel teatab meile, et Jumal on hea kavandaja. Ta lõi maailma, mis oli nii hästi üles ehitatud, et isegi vaatamatu patu sissetungile oli inimese eluiga üle 900 aasta. Meie omast võimsama mõistusega meestel ja naistel, kes end saatanale üle andsid, oli palju võimu kurja teha. Sajandeid kestnud ja täieslikuks muutunud patusus levis ning ähvardas õiglase inimkonna maalt täielikult hävitada, kustutada kõik tõendid Jumala päästetõotuse kohta. Ja kui see oleks juhtunud, polekski seemet, mille kaudu päästja tõotus teostuks. Armastusest inimkonna vastu sekkus Jumal, päästes õiglasi jäägi ainult 8 inimest kogu planeedil. Nii takistas Jumal kurjuse levikut, kohandades maa võimet elu toetada. Pärast veeuputust ja Jumal lubas muudatusi inimese toitumises, mille tagajärjel hakkas eluiga kiiresti lühenema. Veeuputus säilitas päästja lubaduse ja veeuputus piiras patu levikut, nõrgestades inimskonda füüsiliselt. Jeesus seob veeuputuse otseselt teise tulemisega, et meie, kes ootame Jeesuse tagasitulekut, saaksime selleks valmistuda, uurides veeuputuse eelset aega. Ja nüüd oleks kohane avada Mattuse 24. peatükk ja seal öeldakse nii, sest nõnda nagu Noa päevad olid, ütleb Jeesus, nõnda peab olema inimese poja tulemine. Sest nõnda nagu inimesed olid neil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega saanud aru enne, kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära, nõnda on ka inimese poja tulemine. Ja Luuka 17. peatükk lisab, ja nad nõnda nagu oli Noa päevil, nõnda on ka inimese poja päevil. Nad sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Enne veeuputust seega oli aeg, mida iseloomustas niinimetatud normaalne elu. Häving oli ukse ees ja inimesed plaanisid tulevikku, justkui elu jätkuks igavesti. Nad pidutsesid, justkui oleks tänane nauding esmatähtis. Maailm oli tegelikult hävingu äärel, kuid inimesed investeerisid kogu oma jõu maailma naudingutesse. Söömises ja joomises pole ju midagi iseenesest kurja. Lõppude lõpuks andis Jumal tervisliku toidu ja vee joomiseks. Kuid söömise ja joomise teod muutuvad patuks, kui me end Jumalast lahti ühendame ja järgime omaenda perversseid tavasid. Nad harrastasid liialdust söömises ja joomises. Kas meie oleme seda kunagi teinud? Näiteks mõningate pühade ajal. Kas me rahuldame oma isu, oma keha ja miski veelgi olulisem, oma meele hävitamisega? Me võime ju väita, ma kahjustan oma keha ainult mõõdukalt. Või kui on sünnipäevapidu. Või kui ma lähen sõpradega restorani. Teisisõnu, ma lükkan Jumala plaani minu jaoks kõrvale ainult natukene. Isu oli võtnud võimust ja mõistusest oli saanud lihalike himude ori. Sama võib öelda abiellumise
ja mehele mineku kohta. Jumal seadis ju sisse abielu. Kuid enne veeuputust elanud inimesed olid muutnud Jumala kingituse millekski kurjaks, iseka naudingu tööriistaks. Meie teeme seda tänapäeval, kui otsime kedagi, kes teeks meid õnnelikuks. Inimelud ja tuleviku väljavaated hävivad abielusidemete tõttu, milliseid Jumal pole otseselt lubanudki. Üks inimene seob oma saatuse teisega, kes pole Jumala kartlik, ja nii mõlemad veavad teineteist hävingusse. 1. Moose 6. peatükk ütleb selle kohta nii: ja Jehova nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad. Nii et Jumal käseb ühel õiglasel mehel valmistuda, olla valmis. Kuule, siin on koht, kus see minevikust pärit lugu sind päriselt olevikku toob. Lõpp tuleb. Kas sina oled valmis? Heebrea 11. peatükk ütleb: usu kaudu sai Noa ilmutuse sellest, mida veel ei olnud näha, ja ehitas pühas kartuses laeva oma perekonna päästmiseks, ja selle kaudu ta mõistis hukka maailma ning sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Kogu 120 aasta kestel oli Noa ametis 2 asjaga. Esiteks, ta kuulutas. 2. Peetruse 2. peatükk nimetab Noad õiguse kuulutajaks. Ta hoiatas maailma julgelt Jumala tulevase kohtumõistmise eest. Ta ei lõpetanud jutlustamist, isegi siis, kui aeg oli väga lähedal. Ta ehitas varjupaiga vastavalt Jumala juhistele. Ta ei ehitanud seda väiksemaks ega vastavalt sellel, mis oli mõistlik või teostatav jutumärkides. Selle massiivse ehitise ehitamine mõistis maailma hukka. Mida rohkem Noa elas usus Jumala sõnasse, seda rohkem maailm teda vihkas, sest see oli elatud, näitlikustatud evangelism. Samal ajal, kui Noa kuulutas maailmale hoiatuskuulutust, tunnistasid tema teod tema siirusest. Noa andis maailmale eeskuju, kuidas tuleb uskuda kõike, mida Jumal ütleb. Ta pühendas töösse kogu oma omanduse. Kui Noa hakkas kuivale maale hiiglaslikku laeva ehitama, tuli inimesi igast kandist veidrat ettevõtmist vaatama ja kummalise kõneleja tõsist, sütitavat juttu kuulama. Iga haamrilöök oli rahvale jutluseks. Kas sina soovid päästa oma peret ja kõik teised, kes Babylonist välja tulevad? Tulemas on nuhtluste aeg ja hädade aeg. Enne kriisi on oluline teha ettevalmistusi. Selle hulka kuulub ka näiteks linnadest lahkumine, aia istutamine. Inglid toidavad Jumala rahvast, kui nad on sunnitud mägedesse põgenema. Aga enne seda, kui inimesed kaotavad oma töökohad ja kodud, kas oled sina õppinud elama vähemaga, et saaksid oma võetud võlad ustavalt tagasi maksta ja olla teistele varjupaigaks? Kas sina oled juba õppinud meditsiinilist missionitööd ja oskad õpetada teisi inimesi? Kas sa tead, kuidas palvetada ja kuidas hingede eest töötada? Oled sa isiklikult harjutanud usus välja astuma, et saaksid juhtida teisi usus välja astuma? Kui inimesed otsivad varjupaika, kas sul on see endas? Mis on kujundatud Jumala eeskuju järgi? Kas sa eraldad end praegu maailmalikkusest, maailmalikest pidudest, maailmalikust muusikast, maailmas valitsevast dieedist ja maailma elustiilist? See võtab sinult kõik, mis sul on. See viib sind täielikult eemale maailma standarditest. Noa ajal oli seaduslik abielluda ja see on seda ka praegu. Aga Noa päevil abielusid mehed ilma Jumalaga nõu pidamata või temalt juhatust ja nõu otsimata. Asjaolu, et kõik elulised suhted on ajutise iseloomuga, peaks avaldama muutvat mõju kõigile, mida me teeme ja ütleme. Noa ajal oli selleks ülemäärane, liigne armastus selle vastu, mis iseenesest oli seaduslik, kui seda õigesti kasutati. See
mis muutis abielu Jumala ees patuseks. On palju neid, kes kaotavad oma hinge praegusel maailma ajastul, olles haaratud mõttest abielluda ja abielusuhetest nii edasi. Aga mida me saame öelda Soodoma ja Gomorra kohta? Vanas testamendis on veel üks oluline lugu, millele Peetrus otseselt viitab, kui räägib lõpuaja sündmustest, ja selleks on Soodoma ja Gomorra hävitamine. Tasandliku linnad olid kurjuse poolest muutunud legendaarseks ja need said esimesteks näideteks inimasundustest, mille hävitas tuli taevast. Loen 2. Peetruse 2. peatükist. Jah, Jumal ei säästnud patustanud ingleidki, vaid tõukas nad põrgu pimeduse soppidesse kinnipidamiseks kuni kohtuni. Ta ei säästnud muistet maailma, vaid saates Jumala kartmatute maailma peale veeuputuse, kaitses üksnes õiguse kuulutajat Noad ning tema omasid kokku 8. Ta muutis tuhaks Soodoma ja Gomorra linnad, mõistes need hukka hävinguks ja pannes hoiatustähiseks tulevastele Jumala kartmatutele. Ta kiskus hukatusest välja õige mehe, Loti, keda kõlvatud inimesed vaevasid oma liiderliku eluviisiga, sest nende seas elades ning kõike seda nähes ja kuuldes oli see õige piinanud oma õiglast hinge päevast päeva ülekohtuste tegude pärast. Nii oskab issand küll Jumala kartlikke kiusatusest välja kiskuda, ülekohtusega nuhtlemiseks kinni pidada kohtupäevani. Iseäranis nuhtleb issand neid, kes rüvedas himus elavad lihaliku loomuse järgi ning põlgavad issanda valitsust. Need on jultunud ja ennast täis ega põrka tagasi teotamast kirkuse ingleid, kuigi isegi inglid, kellel on rohkem jõudu ja väge, ei lausu nende kohta teotavat otsust issanda ees. Ja Juuda kirja 1. peatükist saame lisaks lugeda, aga ma tahan meenutada teile, kes te seda kõike küll juba teate, et issand, kui ta kord oli päästnud rahva Egiptuse maalt, teisel korral hukkas uskmatud ning et ta ingleidki, kes ei hoidnud kinni oma päritolust, vaid hülgasid oma eluaseme, säilitab pilkase pimeduse all jäädavais ahelais suure päeva kohtuni. Nii nagu ka Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudselt linnad, kes samal kombel hoorasid, nagu need inglid ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavest tule karistuse kandjatena. Otse nõnda samuti ju pilastavad ka need unenägijad ihu, lükkavad kõrvale issanda valitsuse ja teotavad kirkuse hingleid. Hoiatus, mis esitatakse selle planeedi viimastel päevadel elavale rahvale jutustuse kaudu Soodomast ja Gomorrast on arusaadav. Lõpuks hävitatakse Jumala kartmatud samuti tulega, nagu ilmutamise 20. peatükis selgesti kirjeldatakse. Patt on erakordselt petlik, kuna see pimestab meid oma südame olukorra suhtes ja varjab meie üleastumised enda heaks kiitmise kattega, samas kui kaasinimestesse tunginud pahelisus hakkab meile silma. Samas peatükis, kus Jumal rääkis sellest, kui suure armastusega ta oma rahva üle kallas, peab ta rahvast ka hoiatama, et kuigi patud polnud needsamad, olid inimesed tegelikult pahelisemad kui Soodom. Teadupärast Iisrael oli hooranud, vaimulikas mõttes abielu rikkunud. Kujuta ette Jumala rahva üllatust, kui nad kuulsid, et nad on pahelisemad kui oma pahelisuse poolest maailmakuulsaks saanud rahvas. Ei vanaja Iisraeli ega kogu maailma arvestades pole see midagi uut. Rooma 1. peatükk loetleb Paulus pikalt inimeste pahesid, mis oleksid just kui tänapäeva ajalehtedest maha kirjutatud. Kui Paulus kirjutas paganate pattudest, ei kavatsenud ta tekitada juutidest üleoleku tunnet, vaid soovis, et Jumala rahvas saaks lõpuks ometi aru oma pattude tõsidusest. Naatan tegi Taavetiga rääkides sedasama. Ta jutustas loo rikkast mehest, kes varastas vaese mehe lambakese. Selle loo peale süttis Taaveti viha väga põlema, sest ülekohus oli silmnähtav. Ning isegi siis pidi Naatan otse ütlema, see mees oled sina. Taavet näeks selles loos ennast, et Taavet tõesti näeks ennast. Oluline on meeles pidada,
et piibel on esmajoones mõeldud Jumala rahvale ning alles seejärel ülejäänud maailmale. Kui näeme kaasinimeste koletuid patte, millest räägivad sellised piiblitekstid nagu Ilmutamise 13. ja 17. peatükk, on see hoiatuseks, et meiegi võime langeda samasse lõksu. Soodoma hävitamise loole eelneb vahetult üks mõtlemapanev ülestähendus, milles kirjeldatud sündmused leidsid aset Mamre lagendikul. Jumal koos kahe teda saatva ingliga ilmus Abrahamile. Kui Abraham neid nägi, kutsus ta taevased külalised sööma ajale ning just tol korral tõotas Jumal, et Abrahamil ja Saaral sünnib poeg, kelle soost põlvneb lõpuks Messias. Jeesus tuli tõepoolest Abrahami soost. Seejärel pöördub jutustus järsku paheliste tasandikul linnade juurde. Ja loen 1. Moosese raamatu 18. peatükist. Ja issand ütles, kas peaksin varjama Abrahami eest, mida ma tahan teha? Abraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks ja tema kaudu õnnistatakse kõiki maailma rahvaid, sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järele tulevat sugu hoida issanda teed ning teha, mis õige ja kohus, et issand võiks anda Abrahamile, mis ta temale on tõotanud. Siis ütles issand, hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked. Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisa kohaselt on nad teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda ka teada. Ja mehed pöördusid sealt ära ja läksid Soodomasse, aga Abraham jäi veel seisma issanda ette. Ja Abraham astus ligi ning ütles, kas tahad tõesti hävitada õige koos õelaga? Vahest on linnas 50 õiget. Kas tahad siis need hävitada ega tahab paigale andeks anda nende 50 õige pärast, kes seal on? Jäägu see sinust kaugele, see tegu, et tapad õige koos õelaga, et õigel käib käsi nagu õelalgi. Jäägu sinu poolt tegemata see. Kas kogu maailma kohtumõistja ei peaks tegema õigust? Ja issand ütles, kui ma Soodoma linnast leian 50 õiget, siis annan nende pärast andeks kogu paigale. Aga Abraham kostis ning ütles, vaata, ma olen nõuks võtnud siiski issandaga rääkida, kuigi olen põrm ja tuhk. Vahest puudub 50 õigest 5. Kas tahad siis nende 5 pärast hävitada kogu linna? Ja tema vastas, ma ei hävita, kui leian sealt 45. Ja ta jätkas veel kõnelust temaga ning ütles, vahest leidub seal 40. Ja tema vastas, ma ei tee seda 40 pärast. Aga ta ütles, ärgu süttigu põlema issanda viha, et ma veel räägin. Vahest leidub seal 30. Ja tema vastas, ma ei tee seda, kui leian sealt 30. Siis ta ütles, vaata, ma olen nõuks võtnud siiski issandaga rääkida. Vahest leidub seal 20. Ja tema vastas, ma ei hävita 20 pärast. Aga ta ütles, ärgu süttigu põlema issanda viha, et ma veel üks ainus kord räägin. Vahest leidub seal 10. Ja tema vastas, ma ei hävita 10 pärast. Mida me saame neist salmidest teada Jumala iseloomu kohta ja selle kohta, kuidas kavatseb ta lõpuks toimida meie planeedil olev kurjusega? Jumal ei võlgne meile selgitust, aga ta valib mitte varjata inimsoo eest oma motiive ja plaane. Tõesti, issand Jumal ei tee midagi, ütleb prohvet Aamos, ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile. Enne kui Jumal Soodoma ja Gomorra hävitas, andis ta mõista, et on ainuõige teavitada Abrahami sellest, mis juhtuma hakkab ja mille tunnistajaks ta varsti saab. Jumal viibib koos Abrahamiga, kuna 2 inglit lähevad pahelisse linna kutsuma sealt välja neid, kes hoiatust tähele panevad. Paraku tuleb jälle mõelda prohvetlikele inglitele, kes täidavad sama ülesannet lõpuajal, kutsudes Paabelis elavaid Jumala lapsi sealt välja tulema. Kui antakse viimane hoiatus, vestleb Jumal Abrahamiga sellest, mis on teoksil
ning on meelsasti valmis vastama usuisa küsimustele. Jäägu sinust kaugele see tegu, et tapad õige koos õelaga, palub Abraham. Kas kogu maailma kohtumõistja ei peaks tegema õigust? Vähe sellest, et Abraham analüüsib Soodoma juhtumit, ta ka analüüsib Jumala iseloomu. Sarnaselt avab Jumal taevased raamatud, enne kui saabub lõpp, ning lubab meil uurida tõendeid, enne kui laseb viimaks tulel sadada ilmamaa peale. See tähendab, et meil on 1000 aastat aega vastuseid saada küsimustele, mis jäävad praegu vastuseta. Enne kui issand hukkaminejal lõpliku karistuse toob, annab ta meile 1000 aastat mõistmiseks, mis kellestki saab ja miks saab. Mida räägib see meile tema iseloomust ja avatusest lasta end uurida loodud olevustel, kes sõltuvad oma olemasolust täielikult temast ning kellel ei ole olemuslikku õigust midagi niisugust teada. Kohtumõistmise kirjeldus Taanieli raamatu 7. peatükis laseb meil heita pilku katte taha ja annab aukartust äratava võimaluse näha, kuidas lahendab Jumal patu probleemi, lunastades samas ikkagi need, kes soovivad elada temaga lepingulises suhtes. Aga nüüd on aeg lugeda Taanieli 7. peatükist. Ja Taaniel ütleb, kui ma seda vaatasin, siis asetati aujärjed ja elatunu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks oli põlev tuli, tulejõgi voolas ja läks välja ta juurest. 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Ja ma nägin öises nägemustes, vaata, taevapilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatunu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Kuni elatanu tuli ja kohus anti kõige kõrgema pühade kätte ja jõudis aeg, mil pühad said kuningriigi endile. Siis võtab kohus istet, temalt võetakse ära valitsus ja ta hävitatakse ning hukkatakse lõplikult ja kuningriigi valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeval antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma. Pole kuigivõrd kahtlust, et Jumala mõistab inimsoo üle kohut. Kogu raamatu 12. peatükk kinnitab meile, et Jumal viib kõik teod kohtusse. Ning Paulus tuletab meelde, et me ei pea üksteise üle kohut mõistma, sest kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette. Muidugi ei vaja Jumala aruandeid selleks, et teada, keda päästa ja kes läheb hukka. Aga inglitel, kes on kogu aeg lunastusplaani vaadelnud, tekib loomulikult küsimusi. Nemad olid saatana mässu tunnistajad ja nägid inglitest 3/3 väljasaatmist taevast. Ning nüüd toob Jumal meid tema juurde. Jumal avab raamatud ja lubab pühadel kõike näha. Jutustus Abrahamist, kes palub Soodoma ja Gomorra pärast. Üks näidis kohtumõistmisest võimaldab meil heita kohtu küsimusele mõne olulise pilgu. Ilmselt uuriti eelnevalt Soodoma patte. Jumal mainib, et linna pahelisus oli raske ja hädakisa sellepärast suur. Kuid Soodoma ja Gomorra elanikud polnud ainsad, keda enne hävitamist eelnevalt uuriti. Jumal andis Abrahamile võimaluse uurida, kas ta toimis õigesti, kui otsustas pahelised inimesed hävitada. Vahemärkusele peaks nimetama, et taevasele kohtuistungile Taanieli 7. peatükis ilmub inimese poeg, seega siis Jeesus. Tema ilmumine on ainus põhjus, miks kohtuotsus langetatakse kõige kõrgema pühade kasuks. Üksnes tema täiusliku õiguse tõttu jääb tema rahvas kohtus püsima. Kujuta ennast seismas kohtus, kus kõik su salajasim on püha Jumala ees avalik. Mis on kohtu ajal sinu ainus lootus?
Ülempreester ei saanud kaitsta ennast ega oma rahvast saatana süüdistuste vastu. Ta ei väitnud, et Iisrael on veatu. Rahva patte kujutavates määrdunud riietes, mida ta nende esindajana kandis, seisis ta ingli ees. Ta tunnistas nende patte, kuid viitas ka nende kahetsusele ja alandumisele ning patte andestava lunastaja armule. Usus haaras ta kinni Jumala tõotustest. Saatan ei süüdista neid, kes otsivad issandat sellepärast, et nende patud valmistaksid talle ebameeldivusi. Saatan juubeldab nende iseloomuvigade üle, sest ta teab, et ta saab nende üle võimutseda ainult siis, kui nad astuvad üle Jumala käskudest. Tema süüdistuste ajendiks on lihtsalt vaen Kristuse vastu. Lunastusplaani põhjal murrab Jeesus saatana surve inimperekonnale ning vabastab inimlapsed saatana võimusest. Oma jõuga ei suuda inimene vaenlase süüdistustele vastu seista. Patust määrdunud riideis ja oma süüd tundvana seisab inimene Jumala ees. Kuid Jeesus, meie kaitsja, esitab mõjuva palve kõikide eest, kes kahetsuses ja usus on usaldanud oma elu tema hoolde. Tema kaitseb neid ning võidab nende pealekaebe ja Golgata võimsate argumentidega. Jeesuse täiuslik kuulekus Jumala käskudele on andnud talle kogu meelevalla taevas ja maa peal ning ta esitab isale oma armu ja lepituse süüdlase inimese süü asemel. Jeesus on meie täiuslik eeskuju ja meie asemik, kuid ainult minu ja sinu nõusolekul. Ja sellepärast anna talle see võimalus, et võiksid elada. Peatse kohtumiseni.